Tänane teine teema on vaadake ise, ma ei tea, vaadake, kurat, enam ei üldse. Tere! Mina olen Mismu Franco uudistest. Täna me kohtume Koba Breiniga. Tema, nagu te teate, on kuulus korvpallur. Kuulus, enam-vähem kuulus või oli kunagi kuulus. Ja täna me siis intervjueerime teda. Lähme vaatame siis, mis seal toimub ja kuidas tal täna meeleolu on. Mulle tundub, et kaugelt vaadates, et on täna päris rõõmus, aga tema siis loobus sellest NBA kutsest, pakkumisest. See oli päris hiljuti, sest tal on tegemist siin mingi põlvevigastusega või mingi muu vigastusega. Siis täna vaatame, kuidas ta siin asju korraldab. Koba on väga tervislikute eluviisidega inimene, ta ei suitseta, eeskujuks paljudele noortele ja praegu ta õpetab siin lapsi mängima. Endine korvpallur või enda praegunegi, aga eks see paistab varsti, eks me uurime selle asja kohe välja, et kuidas see asi tegelikult siin on siis. Ja Koba. Tere! Tere, Koba. Koba, jah? Koba Brein. Brein. Tervist! Kuidas asi käib siis? Mis siin toimub? Siin õpetame väiksid poisti mängima. Kes me? Mina. Sina? Ryan, jah. Tubli, väga. Just. Vot nii peab. Saan nad noortele ees kui sunnid neid. Kuulsid, mis Koba ütles? Vastu peab kormi kätt näitama, muidu ma ei kuule üldse. Nüüd soot. Niimoodi. Okei. Siis kas kavatsid ikka selle korvpalliga edasi tegelema või kuidas lood on siis? Ole lasi. Üks hetk. Räägi. Väga hea, et seda küsid. Et kavatsen küll, kui sa tahad teada seda. Jaa, aitäh. Et ega sa ratastooli palluriks ei hakka ju ometi. Et sul põlved läbi või mis sul oli? See mõte oli olemas. Kui nagu siin Eestis nagu teada vaata on raske on seda operatsiooni nagu teha, mõtlesime, et võtame kohe jalad maha, et saab ratastooli. Tehakse tuimetust ka ikka? Ma arvan, kui üle on seda süsti teha. Aga see, ütleme, et see on varsti. Praegu ma veel jalgu töötab enam. Nad näevad natuke kahtlased välja küll ja natukene jõuvad seda koledad. Tänan küsimust, aga sellega on raske. Raske on sellega. Ma ei saanud täpselt aru, millega raske. Selle jalgade eest. Jaa, jalad on vahepeal rasked küll, üle liikuma. Jõudu on päris palju, putru saab iga päev söödud. Hommikul sööd putru, eile pesin pead näiteks. Räägi siis täpsemalt, miks sa NBA pakkumisest loobusid? Jah, mida? Oodake, sorry. Jaa. See pole teie asi, sorry mulle. Siin üks tropid vaidlevad natukene. Lõpetage ära! Mis see nimi on kuule? Mis see nimi on? Türa! Viit! Oo!
tea, noh. Vabandame selle ebameeldivuse pärast, katkestuse tähendab, et siis väiksed tehnilised probleemid meil siin, et vaatame, saame kobajutule jälle äkki. No, kus meil siis pooleli jäi? Mul perses nii vittu, ma ei saa, me lähme ka, aitäh selle värgi eest, head aega. Aga... Ema pärast, vittu! Jah, lood on siis niimoodi, et... Pane kinni! Kinnitan oma allkirjaga, et olen vähemalt 18-aastane suitsetaja. Nüüd siis väike kokkuvõte sellest, mis siin toimus. Noh, koba keeras natuke ära, aga see oli kuradi operaatori süü, et anname andeks talle. Tegelikult koba on suht koba kakluses, et operaatoriga ei juhtunud suht midagi, et tal silm pidi rippuma siin üks, see oli lastes, et lapsed tagusid teda, et kobal on kõik korras vist, rusikas pidi olema, rusikas sees mingi kuradi kont siin pidi olema natukene murdunud ja... Aga ei, kobal on kõik korras, ega ta nii koba ka ei ole.